me jälgime täna õhtul olulisi erakorralisi uudiseid. Laulja David on LAPD andmetel arreteeritud seoses 14-aastase Celeste Rivase mõrvaga. See juhtum ulatub tagasi rohkem kui 2 aasta taha, kui teda viimati elusana nähti. Tema lagunenud surnukeha leiti eelmisel aastal Davidi Tesla pagasiruumist. Me käsitleme seda juhtumit Law and Crime'i esituses. Mina olen Chris Stewart. Olgu, liigume nüüd selle värske uudise juurde, mis just praegu Los Angelesest tuleb. LAPD on teinud vapustava teadaande. Ma tahan, et te vaataksite siia. See on postitus, mille Los Angelese politseiosakonna pressiesindaja sotsiaalmeediasse pani ja teatas. Laulja, keda tuntakse nimega David, arreteeriti Los Angelese mõrvadetektiivide poolt, tsitaat, Celeste Rivase mõrva eest. Nüüd David, tema päris nimi on David Burke. Praegu hoitakse teda vahi all cautionita ja talle pole veel süüdistust esitatud. LAPD ütleb, et tema juhtum esitatakse esmaspäeval prokurörile, et kaaluda süüdistuse esitamist. Me vaatame selle protsessi kohe üle. See on juhtum, mis on võtnud kuid, et sellesse punkti jõuda. Ma tean, et paljud teist on seda jälginud. Ja nüüd tundub, et järgmine samm, suur samm on siiski midagi, mis võtab veel aega, enne kui me selle juhtumi kohta rohkem teavet teada saame. Ja me räägime sellest endise föderaalprokuröri Nemo Romaniga siin kohe varsti. Aga kui me nüüd keskendume sellele teadaandele, siis võib tunduda, et see on kaua oodatud, sest David kuulutati kahtlusaluseks 2025 aasta novembris. Enne kui me räägime sellest, mis edasi saab, tahan ma teid selle juhtumiga kurssi viia, sest see on olnud mõnes mõttes kestnud kuid, mõnes mõttes aga aastaid. LAPD and Medal sai see kõik alguse 2025 aasta septembris. Ja just siis reageerisid politseinikud Hollywoodis ühele konfiskeeritud autode platsile, kuna teatati, et ühest sõidukist, Teslast, tuleb halb lõhn. See sõiduk oli mõned päevad varem teisaldatud, kui see leiti Los Angelese tänavalt näiliselt hüljatuna. Politsei sõnul oli see sõiduk, see Tesla, registreeritud David Burke'i nimele. Ja paljud muusikaringkonnas tunnevad teda vaid ühe nime järgi. David D4VD. Kui detektiivid seda autot läbi otsisid, leidsid nad sealt surnukeha, mis hiljem tuvastati kui 14-aastase tüdruku oma. Tema nimi oli Celeste Rivas Hernandez. Tema surnukeha oli Tesla esihoidlas. See on nagu sõiduki pagasiruum. Ja see oli lagunemisjärgus, ütlesid korrakaitsjad. Uurijad on öelnud, et Celeste võis olla surnud nädalaid enne, kui ta avastati. Tiisme-Liise ema ütles uurijatele, et teda nähti viimati ja temaga saadi viimati ühendust 2024 aasta aprillis. Nii et siin me nüüd oleme, 2026 aasta aprillis ja David on nüüd tema mõrvaga seoses vahistatud. Viimati nähti teda elusana tema ema sõnul umbes 2 aastat tagasi. Tema ema lisas veel ühe asja oma tütre kohta. Nimelt oli tal poiss-sõber nimega David. Nüüd 2025 aasta lõpuks rääkisid allikad ABC Newsile, et Davidit peetakse selle juhtumi kahtlusaluseks, kuid süüdistusi ei olnud esitatud. Kuid kulisside taga oli suur vandekohus kuulanud selle juhtumi tõendeid, sealhulgas Burke'i väidetavat reisi California Santa Barbara piirkonda 2025 aasta kevadel ja läbiotsimine Hollywood Hillsi kinnistul, kus ta väidetavalt peatus ning teated sellest kohast leitud kõrge kuubusega põletuspuurist. Seejärel liigume selle aasta 2026 jaanuarisse. Davidi väidetav lähedane sõber, mees nimega Neil Langston, arreteeriti Montanas, kuna ta ei ilmunud tunnistajana Los Angelese suuržürii uurimisele. Ja nädal pärast seda nähti Langstoni sisenemas Los Angelese kohtumajja ning väidetavalt andis ta suuržürii ees tunnistusi. Aga sellest ajast peale enamasti ausalt öeldes täielik vaikus selles asjas. Mingeid tõsiseid arenguid polnud kuni praeguseni. Liitub meiega nüüd, et sellest erakorralisest uudisest rääkida, endine föderaalprokurör Nemo Romani, Lääneranniku kohtuprotsesside advokaatide presidendina. Alati on hea meel sind Law and Crime saates näha. Suur uudis Los Angelesest täna õhtul. Mis on sinu reaktsioon? Oleme sellest Davidi arreteerimisest nii kaua rääkinud. Chris, minu reaktsioon on parem hilja kui mitte kunagi. Ma arvan, et see oli midagi, mida me kõik ootasime, kui sinu Tesla esiosas leitakse lagunev surnukeha. Ja on olnud noor tüdruk, kes on juba mõnda aega kadunud.
ja on palju tõendeid, et ta jooksis minema koos sinuga või kellegi sinu saatjaskonnast. ma arvan, et siin oli palju tõendeid, mis viitasid Davidile ja tegelikult oli küsimus selles, miks see nii kaua aega võttis. Ja ma arvan, et minu esmane reaktsioon on see, et tead, ma elan ja töötan Los Angeleses. Ma austan õiguskaitset, aga siin võivad asjad aeglaselt liikuda. Aga ma arvan, et see uuriv vandekohus ongi tegelikult vastus. Ma arvan, et prokurör tahtis mõned Taavidi siseringi liikmed kindlalt paika panna, et nad teeksid koostööd ega hakkaks kohtuprotsessil vastu töötama. Ja ma arvan, et just seda nad ootasidki enne, kui nad lõpuks arreteerisid. Nii et teade, mis tuli LAPD IT-juhi kontolt, ütleb, et ta on arreteeritud seoses Celeste Rivase mõrvaga. Ja siis öeldakse, et teda hoitakse vahi all kautsjonita ja siis vaadatakse juhtum prokuratuuri poolt üle esmaspäeval või läheb see esmaspäeval prokuratuuri ette. Kui saaksid lihtsalt seletada meile, kuidas see protsess käib, selle asemel, et öelda täna õhtul, et talle on süüdistus esitatud ja ta ilmub homme esimest korda kohtu ette. Tavaliselt, kui räägitakse prokuratuurist, on tegemist juhtumiga, kus prokuratuur reageerib. See ei ole selline juhtum. Õiguskaitseorganid arreteerivad kellegi, nad koostavad raporti, see toimik jõuab prokuröri lauale ja süüdistust esitav prokurör teeb otsuse. See juhtum on veidi teistsugune, sest tegemist on pigem proaktiivse uurimisega. On ilmselge, et Celeste Rivas on juba mõnda aega kadunud ja samuti juba mõnda aega surnud. Nii et teil on see juhtum, millega on nüüdseks juba üle 6 kuu tegeletud. Ma mõtlen, kui ma õigesti mäletan, siis Celesti surnukeha leiti septembris. Me kõik nägime videot auto konfiskeerimisest ja sellest läbiotsimisest. Siis muidugi viisid korrakaitsjad läbiotsimised Davidi kodus. Jällegi, see juhtus kuid ja kuid tagasi. See on selline juhtum, mis ei ole lihtsalt mingi toimik, mis satub prokuröri lauale. See on juhtum, mida juhivad prokurörid ringkonna prokuratuuri kontoris. Nemad kutsuvad kokku selle uuriva vandekohtu. Ja me teame, et enamikus osariikides ja föderaalse tasandil on vandekohtul 2 ülesannet. Nende ülesanne on esitada süüdistus, kuid neil on ka uuriv funktsioon. Neil on õigus kohtukutseid väljastada. Nii et nad saavad kutsuda inimesi, tunnistajaid, nad saavad nõuda teavet ja dokumente ja just seda see vandekohus selles juhtumis tegigi. Nii et mulle tundub, et prokuratuuril on kõik praegu kontrolli all. See ei ole selline juhtum, millele nad lihtsalt reageerivad. See on juhtum, kus nad arvavad, et neil on mitte ainult piisavalt alust kahtlustamiseks, et saada vahistamismäärus ja läbida eelkuulamine, vaid neil on ka piisavalt tõendeid, et tõestada süüd kohtus vandekohtu ees kahtluseta. Kas sa arvad, et see vahistamine tuli Davidile täna õhtul üllatusena? Ma arvan, et arvestades, kui kaua see aega on võtnud, on inimesed selle võib-olla juba unustanud. Aga ilmselgelt on sellele juhtumile pööratud palju tähelepanu ja ausalt öeldes on olnud palju negatiivset meediakajastust. Istun siin Los Angeleses ja paljud inimesed küsivad, mida LAPD teeb? Kuidas saab noor tüdruk nii kaua kadunud olla? Kuidas sai tema õpetaja anda intervjuu, öeldes, et ta jooksis ära kellegagi nimega David? Kuidas sai tema keha leida sõiduki pagasiruumist? Ma mõtlen, isegi kui see oli õnnetus, on seegi iseenesest potentsiaalne kuritegu. Miks pole siis kedagi vahistatud? Ja ma arvan, et nüüd saame me sellele küsimusele väga varsti vastuse. Ma arvan, et info tuleb peagi avalikuks. Meil saab olema palju rohkem tõendeid, olgu selleks siis tunnistajate ütlused, koostööd tegevad isikud, elektroonilised tõendid, mobiiltelefonid või sotsiaalmeedia. Paljud inimesed jälgivad sotsiaalmeediat, uurijad, detektiivid. Tead, nad on seda digitaalseid jälgi ajanud, eks? Ja nad on näinud pilte, fotosid sotsiaalmeedias, kus need 2 näivad koos olevat. Ja ma arvan, et kõik need on nagu sellised müüris, mis lõpuks saavad olema põhjuseks, miks David selles asjas süüdi mõistetakse. Ja lisaks sellele ma mõtlen, kui sa mõtled LAPD peale, siis kuulsused ei ole nende jaoks nii suur asi, nagu see võiks olla teiste politseiosakondade jaoks üle riigi. Kui sa vaatad ajajoont, siis jah, sellel juhtumil on kindlasti need elemendid, mille arengutel me oleme kogu aeg silma peal hoidnud. Aga kui palju lisas Davidi kuulsus sellele ajajoonele, mis kulus tema arreteerimiseni seoses selle juhtumiga ja me näeme, millest teda täpselt süüdistatakse? See on huvitav, see kuulsuse faktor, inimesed arvavad, et see aitab.
mina ei arva tingimata, et kuulsus Los Angeleses aitab. Tegelikult tõmbab see rohkem tähelepanu, ma mõtlen, ilmselgelt vaata. Tead, see juhtum, mille ma hiljuti näiteks toon, Matthew Perry juhtumis sai üks naine just karistuseks. Ta oli seotud uimastitega seotud surmaga. Ta oli ohver. Aga see, et tead, ketamiini kuninganna Jasmine Song tappis Matthew Perry, see ja ma ei ole naiivne. Seda juhtumit käsitleti teisiti kui 2019. aasta juhtumit, kui ta tappis kellegi ketamiiniga. Nii et tead, kuulsuse faktor tõmbab sellele tähelepanu. Tegelikkus on see, et me räägime sellest juhtumist siin Law and Crime'is, sest see puudutab Davidit. Ja tead, on palju noori tüdrukuid, kes kaovad ära. Ja ma ei räägi sellest, mult ei paluta sellel teemal rääkida. Ja see ei tee seda kuidagi teistsuguseks. See ei tee seda kuidagi vähem õigeks. On naisi, keda kaubeldakse. Neid kuritarvitatakse seksuaalselt, nad on vägivalla ohvrid. Nad isegi tapetakse, tead, 100 000 iga päev. Ma arvan, et kuulsuse faktor tõi sellele tõenäoliselt rohkem tähelepanu. Nii õiguskaitse kui ka prokuratuuri tähelepanu juhtumile. Just sellepärast, kes David on. Õige. Ja isegi kui sa mõtled Los Angelesele, ma mõtlen, me rääkisime hiljuti Nick Rainerist, väga erinevad asjaolud selles juhtumis. Aga ma ütlen lihtsalt see tähelepanu hulk, kaamerate arv kohtus, kui ta ilmub, see on lihtsalt teistsugune kui teistel peredel, kes on pidanud selliste probleemidega tegelema. Kui sa vaatad seda juhtumit edasi, siis ma mäletan, et Neil Langston, üks Davidi sõpradest, arreteeritakse, sest ta ei tee selle suursüriiga koostööd. Mis sulle silma jääb selle juures, kuidas vähemalt väljaspoolt vaadates tundub, et prokurörid on selle juhtumiga tegelenud? Jah, mõtle sellele juhtumile. Kui ma õigesti mäletan, siis siin on keegi, kes keeldus suuržürii eest tunnistamast. Ja prokuratuur läks isegi teise osariiki, et saada vahistamismäärus ja tuua ta tagasi Californiasse. Ma mõtlen, nad võtavad seda juhtumit nii tõsiselt, kui ma õigesti mäletan. Nii et see ei ole lihtsalt mingi muu juhtum, see ei ole lihtsalt mingi muu kodust ära jooksnud tüdruk, see ei ole lihtsalt mingi muu noor tüdruk, kes on vägivalla ohver. Ma mõtlen, seda juhtumit on koheldud teisiti, nagu see peakski olema. Ma soovin, et Los Angelese politseil oleks piiramatult ressursse ja aega, et tegeleda kõigi nende juhtumitega. Kõik need noored tüdrukud, nende elud on tähtsad. Ja kurb on see, et kahjuks on see lugu liiga tavaline. Ilmselgelt me ei tea, mis siin juhtus, me ei tea, kas see oli õnnetus, kas ta mõrvati tahtlikult, kas ta üledoosis, kas ta sattus inimkaubanduse ohvriks. Ma mõtlen, igasuguseid spekulatsioone on liikvel, ma ei tea täpselt, mis juhtus. Aga mida me teame on see, et tegemist oli noore tüdrukuga, kes oli juba mõnda aega kadunud. Ta oli vähemalt korra varem kodust põgenenud. Ja tema leidmine võttis väga kaua aega. Nii et ma arvan, et selle aja jooksul koguneb palju tõendeid. Ilmselgelt oleme näinud osa videomaterjalist, kus teda viimati nähti. Jällegi, ma arvan, et digitaalseid tõendeid tuleb palju. Kui kõik on lõpuks selge, saab sellest minu arvates tugev juhtum. Ja kui rääkida sellest, kuidas kogu olukorra mehaanika toimib, siis kui ta täna õhtul arreteeritakse, hoitakse teda vahi all kautsjonita. Talle ei ole veel konkreetseid süüdistusi esitatud. Ja siis esmaspäeval läheb asi prokuröri ette. Kuidas on võimalik teda nii pikalt kinni pidada, isegi nädalavahetuse jooksul? Jah, need neljapäevased arreteerimised lõppevad tihti sellega, et kohtuistung toimub alles esmaspäeval, just selle ajavahemiku tõttu. Tavaliselt peab sind 48 tunni jooksul kohtuniku ette tooma, aga see jääb tihti järgmise tööpäeva peale. Seetõttu toimub esmane kohtuistung tõenäoliselt esmaspäeval, kus Davidile esitatakse süüdistused. Need süüdistused loetakse kohtus ette, oota tema advokaati. Ma arvan, et tal on juba advokaat lähtudes mõningatest eelmisel aastal tehtud avaldustest. Võib eeldada, et tema advokaat teatab, et ta ei tunnista end süüdi ja siis protsess algab. Kui see on taas suur žürii süüdistus, mis ei ole tüüpiline, siis eelkuulamist ei toimu. Kuid tavaliselt siin Los Angeleses kasutab ringkonnaprokurör tavaliselt kaebust ja eelkuulamist. Ja taas lihtsalt sellepärast, et on suur žürii, usun ma, et see on lihtsalt uuriv suur žürii. Nad peaksid kokku kutsuma teise suur žürii, et süüdistus esitada ja ma ei usu, et nad seda teevad. Tavaliselt teevad nad Los Angeleses nii, et esitavad süüdistuse kaebusalusel. Siis pärast mõnda aega peab toimuma eelistung. Ja sellel eelkuulamisel otsustab kohtunik, kas on piisavalt alust, et minna edasi täiemahulise vandekohtuprotsessiga. Nii et prokurör esitab mõningaid piiratud tõendeid tavaliselt mõnele õiguskaitseametnikust tunnistajale ja see protsess hakkab pihta. Ja see oligi nagu mu järgmine küsimus, sest me ei tea täpselt surma põhjust.
praegusel hetkel me teame, millises seisundis tema keha leiti kahjuks, aga me ei tea ka täpselt, milliste süüdistustega ta silmitsi seisab. Kui palju me võime teada saada, arvestades, kui palju Los Angeleses ja Californias avalikustatakse, kui mõelda näiteks Florida osariigile, kus tõenäolise põhjuse dokument on internetis kättesaadav? Kui palju me võiksime esmaspäeval teada saada, kui ta siis millegi eest kohtu ette viiakse? Ma arvan, et me saame palju teada. Ilmselgelt saame teada süüdistuste olemuse. On esimese astme tahtlik mõrv, on erilised asjaolud, on teise astme mõrv, on tapmine ettevaatamatusest. Kui see on õnnetus, siis ilmselgelt võivad süüdistused olla seotud ka keha liigutamisega. Kas võivad tulla ka võimalikud seksuaalkuritegude süüdistused? Ma mõtlen, et see oleks ilmselgelt väga oluline. Me praegu ainult oletame. Surmanuhtlust Californias ei ole, siin on moratoorium. Meil ei ole olnud hukkamisi 20 aastat. Seega ära oota surmanuhtlust, ükskõik millised süüdistused ka poleks. Aga jällegi, esimese astme tahtlik etteplaneeritud mõrv, erilised asjaolud. Kui on mingid raskendavaid asjaolusid, see kõik saab olema väga kõnekas. Ja tundub, et on vaid päevade küsimus enne, kui need tõendid avalikuks tulevad. Ja kui mõelda sellele, mis saab pärast esmaspäeva, siis jällegi see on olnud juhtum, mis on arenenud väga aeglaselt ja suuresti varjatult, välja arvatud see, mida oleme meedias näinud. Näiteks pärast esmaspäeva sõltuvalt sellest, millised süüdistused esitatakse, milline võiks välja näha Davidi vastu algatatud kohtuprotsessi ajakava. See hakkab kiiresti arenema ja ilmselgelt on Davidil õigus kiirele kohtuprotsessile. Tavaliselt loobub kaitse sellest õigusest. Nad tahavad saada kogu tõendusmaterjali, kogu info. Tavaliselt loobub süüdistatav ajapiirangust. See tähendab, et nad vaatavad tõendid üle ja mõtlevad, kuidas seda juhtumit vaidlustada. Kui me räägime mõrvadest ja ma eeldan, et see on mõrvajuhtum, sest teda hoitakse vahi all ilma kautsjonita. Tavaliselt on sul 3 tüüpi kaitseid. Esiteks, see polnud mina, eks. Siis hakkab süü teistele lükkama. Mõnikord tead, see oli õnnetus või ma ei kavatsenud seda teha, eks. Nii et juhtus midagi, mis oli mõrvast kergem kuritegu või enesekaitse. Nüüd ilmselgelt Celeste Rivas on kõigi andmete järgi üsna väike noor tüdruk. Ma oleksin üllatunud, kui siin oleks enesekaitse argument täpselt nagu Nick Raineriga, eks. Oleksin üllatunud, kui sellises juhtumis näeksin enesekaitset. Tema vanemad on palju vanemad. Nad on oma magamistubades. Aga tavaliselt, kui sa vaatad, mida kaitse kavatseb väita, siis nad kas vaidlevad isiku tuvastuse üle või kavatsuse üle. See polnud ette kavatsetud. See oli õnnetus, midagi sellist. See oli tapmine, hetke emotsioon, süüdimatus. Sa hakkad ründama kavatsust või tood välja mingi juriidilise kaitse, näiteks enesekaitse. Aga jällegi ma oleksin väga üllatunud, kui selles juhtumis oleks tegemist enesekaitsega. Ja ma tean, et me rääkisime Neil Langstonist alles hiljuti, aga kui mõelda selle juhtumi tunnistajatele ja sellele, kes võib-olla on juba õiguskaitseorganitega rääkinud, siis millist teavet õiguskaitseorganitel võib olla? Me ei tea, millised need vestlused olid, aga millised need vestlused tavaliselt üldiselt on prokuröri seisukohalt. Kui sul on keegi, kes võib olla Davidi sõber või kellegi sõber, kes nüüd seisab silmitsi üsna tõsiste süüdistustega, kuidas saada see inimene prokuröri soovidega kaasa tulema? No sina, Chris, mina sain oma esimese kogemuse narkokaubanduse juhtumitega ja kui sa tegeled ükskõik millise kriminaalse organisatsiooniga, ma ei ütle, et David ja tema seltskond oleksid kriminaalne organisatsioon, siis sa tahad survestada organisatsioonis vähem süüdi olevaid inimesi. Võib-olla keegi näiteks andis Celeste Rivasele narkootikume. Võib-olla keegi ei olnud mõrvaga seotud, aga tal oli ligipääs Teslale. Tundub, et paljudel inimestel oli see võimalus. Sa tahadki neile survet avaldada ja veenduda, et nad pöörduksid organisatsiooni kõige süüdlase vastu. See on prokuratuuri töö ABC. Ja mis teeb mõned neist süüdistustest tugevaks? Oletame, et sul on vandenõu süüdistus, vandenõu mõrva toimepanemiseks. Sul ei pruugi tegeliku mõrvaga üldse mingit pistmist olla. Aga kui sa oled seotud konkreetsete tegudega ja aitad vandenõule kaasa ning oletame, et see on mingi suurem vandenõu, näiteks salakaubaveo vandenõu. Järgmine asi, mida tead, on see, et sa võid olla sisuliselt vastutav Celeste Rivase surma eest, isegi kui sa tegelikult ei tapnud teda. Nii et on palju võimalusi, et teised isikud võivad kaasvandenõulastena või kaasosalistena silmitsi seista pika vangistusajaga, kui nad aitavad ja toetavad. Ja mida sa tahad teha, on neile survet avaldada, saada kätte vajalik info, veenduda, et see on tõene ja tagada, et nad teevad koostööd. Selleks see suur žürii ongi, et nad annaksid seal tunnistusi ja oleksid oma ütlustes kindlalt kinni. Nii et kui sa liigud edasi peamise süüdlase vastu, selle vastu, keda sa pead kõige vastutavamaks, kõige süüdimõistetavamaks, tundub, et siin on selleks David, siis on sul need tunnistajad kindlalt paigas, sest muidu tead mis,
Nemad on järgmised, keda süüdistatakse ja arreteeritakse. Ja lõpuks ma mõtlen, et olenemata sellest, kas oled selle juhtumi uurija või prokurör, kes on tõendeid jälginud ja mõtleb, millised süüdistused võiksid tulla, emotsionaalselt, milline see hetk täna õhtul on, teades, et David on nüüd vahi all ja te olete selle uurimisega uuele tasemele jõudnud. Jah, kindlasti õiguskaitseorganite ja prokuratuuri jaoks arvan ma, et see koorem langeb nüüd õlgadelt, sest on olnud inimesi nagu mina. Ma olen olnud õiguskaitse suhtes väga kriitiline. Ma ütlesin, mis toimub. See ei ole minu jaoks loogiline. Miks pole kedagi arreteeritud? Kui see ei ole David, siis kes selle eest vastutab? Nii et ma arvan, et nüüd on kergendus. Aga nüüd algab tõeline töö, sest nüüd on teisel poolel advokaat ja Davidil on raha ning tal on juba advokaat olemas. Vähemalt minu arusaamise järgi hakkab ta selle vastu lõpuni võitlema. Ja kuna Californias ei ole surmanuhtlust ning sa ei kavatse selles asjas järeleandmisi teha, siis sa ei anna Davidile, kui ta tõesti oli seotud selle tüdruku värbamise või meelitamisega, võimalik, et tema röövimise ja tapmisega mingit leevendust. Kas sa annad talle midagi vähem kui eluaegse? Nii et siin pole mingit päris kokkulepet võimalik teha, surmanuhtlus polegi, millest loobuda. See on selline juhtum, mis tõenäoliselt jõuab lõpuni vandekohtu protsessini. See on lihtsalt reaalsus. Aga kui sa räägid neist inimestest, kellest mina olen mõelnud, siis see peab olema Celeste Rivase perekond. Ma ei suuda ette kujutada, mida nad on kõik need aastad pidanud läbi elama. Teie noor tütar kaob ja siis leitakse ta surnuna ning teil pole tegelikult vastuseid. Loodetavasti saab perekond lõpuks vastused kõigele, mida nad on pidanud läbi elama. Ei, väga hästi tehtud. Endine föderaalprokurör Neymar Romani, Lääneranniku kohtuasjade advokaatide presidendina. Täna õhtul suured uudised Los Angelesest. Aitäh, et olete alati meiega Law and Crime'is. Muidugi, Chris, aitäh, et mind alati kutsud. Olgu, enne kui lõpetame, tahan veel kord seda uudist korrata ja rääkida, mida me praegu teame. Me teame, et David on mõrva asjus kinni peetud ja mõrv on see sõna, mida Los Angelese politseiosakond siin kasutab seoses Celeste Rivase mõrvaga. Ja see on oluline, sest teda hoitakse praegu vahi all kautsjonita. Me ei tea veel, milliseid süüdistusi talle esitatakse, kuid see juhtum esitatakse esmaspäeval Los Angelese ringkonna prokuratuurile. Jälgime seda olukorda edasi väga tähelepanelikult. Sellega on selleks korraks kõik saates On The Case, mida esitab Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme eetris Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.